palju endast, et ma õpin Viljandis magistratuuris. Juba mitmendat aastat tegelen teadustööga, olen päris lõpusirgel. Minu uurimistöö pealkiri on reproduktsiooni võimalikkus tänapäeva kultuuriruumis, mis üllatus haakub vägagi meie tänase kohtumisega. Õpingute kõrvalt tegelen ka teatriga, muidugi mitte nii suurelt ja võimsalt, kui teil siin Tartus tehakse. 3 žanri on ikkagi 3 žanri, eks ole. Aga võib-olla just sellepärast, et minu näol on kokku saanud teoreetik ja praktik, palutigi mind täna modereerima seda juulikuist ooperi 3/4 tundi, mille fookuses on Wolfgang Amadeus Mozarti võluflööt. Ja minu küsimus sellel tänasel kohtumisel on otsekohene, võib-olla ka ehmatav, aga selline ta on. Ja ma leian, et ainult niimoodi julgelt küsides saame tänapäevases multimaailmas saada vastuseid. Ja minu küsimus tänastele külalistele, kellega te kohe varsti kohtute, kes on ka mulle hetkel teadmata, nagu ooperi 3/4 tunni formaat ette näeb. Küsimus siis meie tundmatutele ja ka teile, kallis publik. Või noh, mis kallis? Ma ju ei tunnegi teid. Võib-olla te olete hoopis vastasleeris ja mina lahkun siit pärast 45 minutit uksi paugutades. Kuigi seda tahaks ise ka näha. Aga nii igatahes öeldakse, kallis, kuigi seda enamasti ei mõelda, nii on. Ehk siis küsimus teile, publik ja ka mulle, moderaator. Ja see küsimus, ma arvan, et ta lihtsalt tekib, kui olen ette lugenud sellisest toredast raamatust nagu Valimik ooperi süžeesid, Imbi kui, võluflöödi, esimese vaatuse, esimese pildi. Metsikud kaljud. Metsikud kaljud. Prints Tamino, jälitatuna koledast lohest, on teelt eksinud. 3 öökuninganna teenistuses olevat daami surmavad lohe. Päästavad Tamino. Ärgates kuuleb Tamino metsaflöödi häält. Mängija on linnupüüdja Papageno. Tamino jääb uskuma, et Papageno tappis lohe. Lintude järele tulnud 3 daami sulgevad valetamise eest Papageno suu lukuga. Äikese saatel ilmub ka öökuninganna ise, vannutades Taminot päästma oma tütart, kes on võlur Sarastro vang. Tamino nõustub. Tema saatjaks määratakse Papageno. Daamid annavad Taminole kaasa võluflöödi ning Papagenole kellamängu, mis peavad neid teekonnal aitama. See oli esimese vaatuse esimene pilt. Ja minu küsimus on, kas meil 21. sajandil on sellise looga midagi peale hakata? Kas see aitab meil kuidagi ühiskonnana paremini toimida, et me ikka jälle sellist asja uuesti lavale toome? Ja me peame endalt küsima, miks me lähme sellist asja vaatama? Sest kui me otsustaksime ära praegu kõik koos, et Mozarti võluflööti meie vaatama ei lähe, mängigu seal kas või Georg Ots, siis muutuks ka meie teatrite repertuaar. Muidugi me võime küsida, ka Euroopa teatrid mängivad neid lugusid, võluflööti, aga vastus on sama. Ka La Scala publik peaks endalt küsima, di cosa si tratta? Kuigi jah, muidugi võluflööt on ju saksa keeles, ehk siis was ist das? Või ka meie põhjanaabrite suure ooperirahva kombel, mida hemmetia see on?
läheks sinna kaardina taha ootamatult niiviisi peitu ja ilmuks sama ootamatult ja siis ma nägin neid suudlevaid tudengeid seal ja ja siis ma mõtlesin, et oleks ikka täiesti kontra, kui ma selle Pamina aaria siia lihtsalt niiviisi otsa kõmmutaksin. Oli tõesti? Jah. No jaa, sest et need ooperikogunemised, need on ju nii sellised teoreetilised ja üldagi kuivad ja ma olen peaaegu kõigil käinud. Ja kuidas siis täna? Jaa, ikka täitsa tüüpiliselt, traditsiooniliselt. Rahvast on natuke rohkem. Mis on ju tore? Jaa, see on väga tore. Ja sellepärast, et tullakse ikkagi selle ooperi pärast ju, võluflööt. See on imeline muusika, eks ole? Teile see ooper vist väga meeldib? Jaa, väga-väga meeldib. Lauljale see on lihtsalt... Just seda ma olengi plaaninud meie tänastelt külalistelt otse ja ilustamata küsida. Mis asi see on? Võluflööt meie tänases kultuuriruumis. Maasikas. Ja nii ongi teie vastus. Jaa, maasikas. Mis mõttes maasikas? Maasika mõttes? Kuula ära. Ma just praegu tulin selle peale, ühe peale. Terve pika külma talve sa oled oodanud, et tuleks lõpuks ometi see soe suvi ja saaks oma isiklikult peenrat värsket Eesti maasikat süüa, eks ole, mitte seda Kreeka plastmassi. Ja siis tulebki suvi ja sa saad seda nautida, see on nauding ja samamoodi see ooper on minu jaoks ka nauding. Aga kas te teate, et see maasikas on näiteks kirjutatud 2 vabamüürlase poolt? Et libretist Emmanuel Schikaneder ja Mozart, kellest üks ehk siis Mozart sureb samal aastal. Peale võluflöödi kirjutas ta ainult veel mõned teosed oma pooleli jääva reekvili. On säilinud üks ülestähendus, kus Mozart läheb ühele publiku liikmele kallale, kes tema meelest naeris võluflöödi etendusel vale koha peal, mis näitab, et ta võttis seda ise väga tõsiselt. Kas ei tähenda, et siin võivad olla mingid hoopis sibuljamad kihid selle maasikase pealispinnal? No jaa, aga maasikas on ju ikka maasikas, ükskõik kust nurga alt sa seda vaad. Mulle tundub, et me ei saa niimoodi lihtsustada. Ja minu meelest ilma selle maasikata minu arvates ei oleks seda ooperit. Tähendab, me ei saa seda ooperit ilma selle tohutu naudinguta lihtsalt teha. Ja need vabamüürlased... Teie jaoks ei oma nad mingit tähtsust. See ei vähenda ju minu rõõmu. Minu rõõmu vähendab. Jah. Miks te niiviisi mind ristkisite, et te tähendab? Kas teil on endal kõik hästi? Minul on kõik väga hästi. Teile ei meeldinud minu laul? Meeldis muidugi. Võimas muusika. No jaa! No see on ju Pamina tegelase kulminatsioon. Ta on ärevil teadmatuses, ta on ära röövitud oma ema öökuninganna juures, siis ta kohtab Taminot, nad armuvad ja siis äkitselt ei ütle Tamino talle mitte ühtegi sõna. No muidugi ta on meeleheitel, nad peavad läbima need tohutud katsed ja siis... Aga ma küsiksin siis, mida on meil 21. sajandil peale hakata selliste mõistupiltidega? Milleks need siinsed vee- ja tulekatsed? See ei vähenda ju inimese vajadust armastuse järele, olla armastatud. Mis te siis mõtlete, et armastus on niisama toomele musutamine? Ei ole, see on pidev töö, see on pidev tulest ja veest läbikäimine. Kui mees saab armastust hinges kanda, siis soevuta süda ja hellanta meel. Kuid naise kohus on kaasa tunda ja toeks tal olla
selle esituse eest, aga mulle isiklikult tundub, et me oleme sellest diskursusest ühiskonnana juba pisut edasi liikunud. Meie järgmine külaline. Tere! Tere tulemast! Palun võtke istet. Was ist das? Aga ilma naljata. Unustasin ühe ooperi 3 tunni reeglitest. Moderaator ehk siis mina peab esmalt paluma kõikidel osalistel ennast tutvustada. Palun paari lausega, kes te olete? Der Vogel fängt bin ich ja, stehst lustig, heißer Hopsassa. Die Vogel fängt bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich find sie Dozent weiß für mich. Drum kann ich voll lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich doch Zuckerei. Die Welt mir am liebsten wär, vergib ich gleich den Zuckerwelt. Ein Netz für Mädchen möchte ich fing sie Dozent weiß für mich. Sie schlief an meiner Seite ein und wiegte wie ein Kind sie ein. Aga võib-olla tutvustaksite nüüd ka ennast. Tere, mina olen Papageno. Jaa, aga nagu ooperi 3 tunni reeglid ette näevad, kõik külalised tutvustavad ennast. Papageno? Ja sellest me saime juba arvata, esitasite meile toreda aaria, aga me tahaksime teada teie nime ja mis on teie seos võluflöödiga? Kes te olete? Kes ma olen? Rumal küsimus. Inimene nagu sinagi. Aga kui ma küsiksin sinult, kes oled sina? Mina olen... Öökuninganna? See öökuninganna, palun lõpetame selle nalja. Nii, olgu. Võluflööt, miks on meile teda 21. sajandil vaja? No see aitab sul hakkama saada igasugustes rasketes olukordades. Kurbus on läinud. Leinaja saab rõõmsaks. Varapoiss armu. Aitab, palun, aitab sellest mängust. No järgi. No, kui sa oled stressis. No korralikult stressis. Sa ei oled ka stressis, eks? No siis kuulad korraks seda muusikat, lased võluflöödil ennast kaasa viia ja stress ongi läinud. Ja see on kõik väga tore, aga mis puutub siia minu stress? Vabandage, kallis minu publik. Palun, lõpetame selle lapsiku mängu ja anname endale aru, kus me oleme ja kes me oleme. See on kõik väga hea nali, aga võib-olla te olete ise stressis? Jaa! Hei! Olen mõnus linnupüüdjama, kel meeldib laulda, hõisata, nii noor kui vana mind siin teab, kui nalja ennast lugu peab. Kauneid leide muud kui meelik
venitan, oma pilli kuulma genitan. Nii mu kõrvad peal ei puudunud ja ainult mulle kuuluvad. Mille te ka enne ette kandsite ja väga kaval teist, et tegite seda originaalkeeles, aga juhtumisi on siin ka inimesi, kes saavad ka saksa keelest aru ja mina olen üks nende seast. Teeksin siinkohal ühe pisukese otsetõlke saksa keelest, sest mulle tundub, et tõlkes on üht-teist kaduma läinud. Nii. Olen linnupüüdja, hopsassa, väga tore. Kõik linnud kuuluvad mulle ja vaat siit läheb huvitavaks. Ma soovin, et mul oleks ka tüdrukute püüdmiseks küünis. Küünis ei ole hea tõlge, aga see selleks. Ma püüaksin neid terve tosina ja hoiaksin neid oma kodus puuris. Osa neist ma müüksin maha suhkru eest ja annaksin sellel, kes mulle kõige rohkem meeldib, nii palju suhkrut, kui ta tahab. Ja kui ta mind armastavalt suudleks, saaks temast minu abikaasa ja minust tema mees. Vastas! Mida teie arvates papageeruses loos tegelikult taotleb? Armastust? Sellega annab kõike õigustada, mida siiski täpsemalt. Neidu? Ühte või tosinat? Ei, ühte. Alustuseks siis püüaksite rohkem naisi. Ja, võib-olla küll, et oleks võimalik ikka valida. Ja hoiaksite neid oma kodus puurides kinni. Ei, need on ju linnupuurid üldse. Naiste jaoks oleks siis vaja suuremaid selliseid kongi moodi. See on ju lihtsalt selline unistus. Mida te tahate siis? Ühte neidu. Ja ülejäänud müüksite maha suhkru eest. Ja. Mille söödaksite sellele ühele. Ja. See on väga huvitav vahetegemine. Eks armastus ongi üks suur vahetegemine. Väga huvitav. Kui mina armastan sind, sest sina armastad mind, eks? Siis ma annan kogu oma suhkru sulle ja jätad sellest, mis ma teistele... Suhkur on kahjulik muuseas. No see on rohkem selline kujund, kogu see aaria. Mina söön ainult mett. Mind ei huvita üldse suhkur. Muidugi huvitav. Kõiki naisi huvitav. See on päris kohe kindel. Jaa, muidu huvitav.
ei meeldi. Kui üksteistki oleks mul hea, küll läheks vist segi mu pea. Ja segi mu pea. Ja segi mu pea. Teisi külalisi ei peaks juba siin olema, meil on ühe tegelasega päris kaua aega läinud, tegemist on ikkagi ooperi 3/4 tunniga, mitte... See on sulle, mu ingel. Mulle! Aitäh! Ja kullake. Pui! See on ju vesi! Hei, eakas tüdruk! Tule istu siia minu kõrvale. Ütle, kui vana sa ka oled? 18 ja 2 minutit. 82 minutit! 18 ja nüüd juba 2,5 minutit. 18, sa oled ju noor inglike. On sul ka kallike? Muidugi, ta on minust 10 aastat vanem. 10 aastat, küll see peab olema üks kirgline suhe. No mis ta nimi ka siis on? Papageno. Papageno. Mis? Papageno. Mina olen sinu kallim või? Jah, mu ingel. Aga mis sinu nimi siis on? Minu nimi. Aitäh selle stseeni eest. Publikule selgituseks, et Papageno leiabki siis lõpuks endale noore armastatu, kes ilmub talle esmalt vana naise kujul. Tere! Mida sina siin? Mina olen külaline. Me räägime siin täna ooperist. Ma tean. Aha, selge. Mis on siis sinu seos võluflöödiga? Ma olin teismelisena Georg Otsa armunud. See on küll täielik pomm, ma ei oskagi selle pealt kuidagi edasi modereerida. Palun aplausi naisele, kes oli Georg Otsa. Kas on meil täna siin mingi huumoriõhtu? Ma nägin teda 17 korda Papagenona Estonia laval. 17 korda. Väga hea, võib-olla siis ongi meil kõige õigem sinu käest küsida, kas oskaksid ühe lausega selle võluflöödi kokku võtta? Väga ilus mees. Väga ilus. Kes? Georg Ots. Muuseas, kas te teate, et Georg Ots oli ka ujuja? Ta oli 2-kordne Eesti meister. Ja mina armastan ka ujuda. Ma ujun igal hommikul Palajärves kuni Järvvälja. No näete siis, milline kummaline kokkupuutepunkt on minul Georg Otsaga. Ma tuleksin siiski tagasi oma küsimuse juurde seoses ooperiga. Aga seal on kõik selge. Nii? Armastus. Jälle see vana hea. Aga nii see ongi. Nii nagu mina noore neiuna armastasin Georg Otsa, nii selles ooperis ka kõik otsivad ju armastust. Peategelased, Tamina ja Pamina tahavad kokku saada, neil on takistused, need tuleb ületada. Ja samas ka kõrvaltegelased, isegi see mustanahaline Monostatos. Kõik on armu maisma loodud tundma, mis on lembelus. Mul on keelud ette toodud, sest mu nahk on liiga must, Ma ei püüa vastu panna.
naljakas tegelane, aga samas probleem ju väga kaasaegne. Nii et see ooper räägib armastusest. see on liiga üldsõnaline. Aga kuidas sinuga on? Mis ma ütlen? No poiss on mees või peigmees. Ma ei saa. No nii, asi selge. Ma olen tähele pannud, et need inimesed, kel pole armastust, ei suuda selle ooperiga kaasa minna. Mina ei puutu sinna üldse asjasse, mina olen moderaator. Ära ole moderaator, muidu jääbki modereerima. Kui vana sa oled? Ei ütle, nii, võluflööt, milleks on meile teda vaja? Et sa seda vaatama läheksid? Kellega? Aga tõesti, aga miks ma peaksin seda vaatama minema? Tänapäeva, võib-olla jah, kunagisel huvitav ja uuenduslik. Ei, vaatame sellele loole otsa ilma ilustamata. On üks naine, öökuninganna, kelle mees on enne surma kinkinud vabatahtlikult kogu nende mõjuvõimu mingite teiste tarkade meeste kätte. Sarastro kätte. Lihtsalt põhjusel, et naisterahvas ei ole piisavalt tark sellist asja hoidma. Ja siis öökuninganna päästab printsi, kingib talle flöödi ja ütleb, et ta päästaks tema tütre, kelle on röövinud Sarastro. Prints leiab tütre, nad armuvad, aga siis läheb ka nende teiste tüüpide poole üle. Samas kasutades rasketes olukordades pidevalt öökuninganna kingitud võluflööti. No kui sulle see lugu ei meeldi, siis kuula muusikat. See toimib sama hästi. Aga see on ju päris kohutav, mida see flööt sümboliseerib. Ma alles esimest korda saan sellest tegelikult aru, sellest tegelasest. See on ju reetmise sümbol, see on ju naise reetmine meeste poolt. Aga ta otsis ka armastust. Ma ei saa enam üldse aru, mis lugu see on selline. See on ju armastuse muinasjutt. Aga kellele on vaja sellist õnnetut armastust? Armastus ei ole õnnetu. Õnnetus on see, kel pole armastust. Öökuninganna käsib oma tütrel tappa Sarastro, oletame, et ta teeb seda armastusest. Kas meil on sellist armastust vaja? Aga ta ju armastab! So bist du mein
ma küsin, mis teid sellest tegelasest kõige rohkem inspireerib? Võib-olla isegi teid kui naist. Julgus. Paljud